Nii. Pilti kantakse. Nüüd siis paneme tähtajad paika. Tulid, aga mõtleme läbi. Ehk vähe sellest, et tähtajad. Panin siia natukene veel asju kirja. Just in case. Ehk siis on ju kõik need projektid lähevad GitLab Proxy IT College ES-e. Teil oli mingi rühm seal selle jaoks tehtud, on ju, sinna. Siis on teil LLM-i backend, kus te saate API access'i. Ja sellest on siis ka olemas siin samas on ju terve juhis. Nüüd sellel juhisel, kuna siin ma osade inimestega sellega tegelesin, siis sellel juhisel, kes läheb siia täitsa lõppu, on näidised. Ja mis, kuidas töötab. Ehk kuidas seda päriselt kasutada. Ja ega siin mingit imet ei ole peale selle, et lihtsalt tegemist on proxiga, tegemist on kahe asjaga. Ehk kõigepealt on tegemist Azure'i backendiga. Azure'i backend ei ole OpenAI ega Anthropicu backend. Ehk seda, mis te loete, on ju OpenAI või Anthropicu dokumentatsioonist, see kõik päris täpselt tõele ei vasta. Üks asi, mis ei vasta tõele, niisugust endpointi nagu models pole olemas. Ehk Azure hostib igat mudelit üksinda, eraldiseisvana ja iga mudeli nime peate te ise täpselt teadma, mis te sealt saada tahate. Ehk see on kõik seal AI Proxy esilehel kirjas, mis mudeleid ma sealt parasjagu läbi pumpan. Kellel on soov mõne mingisuguse muu mudeli järgi, küsige, äkki on olemas. Või saate kindlasti ka aiazure.comist minna vaadata, mis mudeleid seal on. Aga need mudelid ei saa sinna niisama lihtsalt, et ma pean tegema deploy nendest mudelitest, ehk minema Azure'i mingi adminine ja siis see natuke aega möllama ja siis ütleme, et palun deployge mulle see mudel kuhugi, mida iganes ühesõnaga. Järgmine asi, mis siit siis paljudel välja tuleb, millega paljud teevad ükskõik mis tool'i te kasutate. Kõigepealt, kui te ise kirjutate, siis ilmselt ei tee vigu, aga kui te võtate mingi kilokoodi või mingi asja, on ju, kasutate sealt liidestust backendi vastu. Ja siis ta pakub teile mudeli nime mingisuguse drop-downist. Ja kui te valite sealt drop-downist mudeli nime, siis te tegelikult saate kurat teab, mis mudeli nime. Ja enamuses tuleb kasutada custom käsitsi kirjutatud mudeli nime. Ehk see mudeli nimi peab olema täpselt selline. Ja mitte midagi muud. Tõstetundlik. Siin tohi lõpus olla mingisugust sidekriipsu 2504, mis iganes, mingid versiooninumbrid, mida veel iganes. Mida need tool'id aeg-ajalt arvavad. Ühte mudelit ma spetsiaalselt sellepärast väänasin, milleks on see Codestral latest. Mis on see Mistrali mudel? Niisugust mudelit nagu Codestral latest ei ole tegelikult olemas. See on mingisugune Mistrali spetsiifiline idee. See on nagu Dockeriski tag, on ju, latest. Ja tegelikult on see Codestral, mis iganes 2501 või midagi niisugust, mis ta Azure'is on. Ja selleks, et ta kilokoodis töötas, siis selleks ma selle tegin. Ehk siis kilokood, kui te võtate sealt Mistrali provideri, siis kilokood igal juhul tahab ütelda, et see on Codestral latest ja siis AI Proxy mapib ise selle mudeli nime ümber. Siis õigeks nimeks, mis ta siis Azure'is on. Ja muus osas on siis ju turvalisus, ehk teete endale oma API key, küsite AI Proxy käest ja selle API key võite panna ükstaskõik, mitte päris ükstaskõik, vaid kahes võimalikus formaadis kaasa. Kas X-API key väljana headeris või authorization bearer API key väljana. Ehk mõlemad variandid töötavad täitsa võrdselt, AI Proxy ise tegeleb sellega. Ja sealt muidugi on ju siis teie API key'ga tehakse lihtsalt teie autentimine, siis visatakse API key minema ja pannakse siis asemel ülikooli API key, millega Azure'i poole minnakse. Ja siin on ka näidised, mis toimub. Nüüd edasi, need API-d siin on ju täiesti official OpenAI ja kelle iganes omad. Üks asi, mis ma veel panin tähele, mis minu arust kunagi töötas, siis OpenAI Azure'is enam ei anna chat completion endpointi. Vähemalt mul ei õnnestunud seda viimati sealt trigerdada mõne mudeliga, mis ma proovisin. Ehk seal on siis igal juhul responses API. Nüüd on ju, kui siit võtta mingi muu mudel, ehk siis kõigepealt on siin OpenAI ja Anthropicu jutt, on ju. Sellega on kõik nagu selge, aga siis näiteks Codestral ja kõik need muud vastupidi, nemad teevad ainult chat completion'it.
ehk võite proovida mängida ja meie ülikooli proksi ei mäpi selles osas mitte midagi ümber. Mis iganes teie siit saadate, on ju Azure Models. Ehk see, mis selle järgi siit tuleb chat completions, see siis läheb siia samma lihtsalt chat completions lõppu. Ehk võite proovida, kas te saate midagi muud ka sealt. Äkki mõni muu nendest toetab ka midagi, ehkki tavaliselt mitte, on ju. Ja siin on näha selle Codestrali oma request podis on ta Codestral latest, response'is muutub ta korraga kuskil, kus iganes ta siin on. Kuskil ta siin oli Codestral midagi. Nii, just. Codestral 2501 on ta siis tegelikult. Siis nüüd kõik igasugused muud parameetrid, mida te vähegi tahate siia request podisse toppida, neid lugege siis official dokumentatsioonist. Streaming on, off, mingid thinking mode'id, kui palju thinkingule ruumi eraldada, kõik see on official. Ja ainukene vahe on siis selles, et models endpoint ei ole, üldse osas endpoint ei ole. Ja muus osas on nad küll täpselt sellised nagu siis official appid on, need kasutavad official appisi või API serverit, mida iganes siis OpenAI või kes iganes annab, ehk siis igasugused failide uploadimised ja kõik muud taolised asjad töötab, kas mudel toetab image'ite uploadimist, see kõik on nii nagu selles official providerist nagu tuleb. Ehk siis mängige sellega ja proovige. Nüüd ma olen ka teinud süsteemi siis AI proxy'sse, kus ma saan teile massiliselt raha jagada. Olen ka selle ülikooliga kooskõlastanud, keegi ei tea, kuhu musta kilekotti see läheb. Siin Vene õppekavasse väidetavalt. Igatahes on ülikool loogutunud, et okei, käver, see semester anna minna, üks me siis mõtleme, mis me edasi pärast teeme. Ehk ma siiski hoian seal mingi kätt nagu pulsi peal, et ma sinna nagu 1000 eurosid ei eralda, on ju. Aga mingisuguses mõistlikus koguses API pruukimist oletame sellise 10–20 eurot nädalas suudab ülikool nagu üle elada limiteeritud seltskonnaga. Selle eest saab päris palju API teha. Ehk siis enjoy it nii-öelda. Ja kui kellelgi on mingi häda, küsige. Ja ma ise ka jälgin neid hädasi aeg-ajalt. Ma iga paari päeva tagant viskan sinna pilgu peale ja vaatan, kes on kõvasti mingisugused 400 ja 500 saanud vastuseks, siis ma tavaliselt tulen küsin Teamsist, et vabandage väga, mis te teete. Et miks nii? Ja selles suhtes, et ma eeldan, et vist olete seal kõik käinud, ma loodan, on ju, aga lähme korra uuesti. Siin on siis oluline kuskil, ma loodan, et oli. Oluline on see teine lause siin, on ju. No privacy. Ehk AI proxy salvestab kõik päringud ja kõik vastused. Sirgelt. Ütlen kohe ette. Ma küll vaevalt, et nendega midagi teha viitsin. Aga igatahes on nad kõik salvestatud. Ehk siis ei tuleks üllatusena. Ja siit access logist. Ta näete, saate ise siin AI proxy'sse minna, logige oma emailiga sisse ja ta näete ise oma päringuid, on ju. Ta näete, mis siin toimub. Mis teie asjad on saanud vastuse, mis asjad ei ole saanud vastuse, mis on õigesti, mis on valesti. Streaming, mitte streaming, mis iganes te saada tahate siit. Detailid, näha on ju request body, ehk siis headerid, body ja vastuse headerid ja vastuse body. Võite siit ära kopeerida, pista kuhugi endale Visual Studio Code'i ja JSON ära formaatida ja vaadata, mis seal siis päriselt nagu oli, kas kõik oli nii, nagu tahtsite. Ja teile siis kätte saadavad mudeli nimed on siin AI proxy's avalehe peal, on ju. Ehk mul on see mingi kari, ma ei tea, kas teil kõik need samad on, aga enam-vähem peaks olema minu arust kõik mudelid kõikidele välja pannud. Nii et ise teate, mida te põletate, kui palju, on ju. Hind on ka siin kõigele küljes. Ehk ma loodan, et sellega läheb kõigil kõik hästi. Saate kaunisti hakkama. Ja kui ei saa, küsige. Ja siis mina aeg-ajalt käisin kuskil, mul on mingi admin ja sa vaatan siit access logi ja vaatan siit, on ju, miks saab CL Hall 400. Aga ma tean, miks ta saab. Sellepärast, et see on Opuse probleem, mitte Opuse, vaid Kilocode'i probleem. Kilocode üritab token'i kokku lugeda valesti. Ehk see ei ole mitte tema häda, vaid see on Opuse probleem. See on ise täpselt sama viga, kui Kilocode'ist siit kaudu käin. Kusjuures te Kilocode'is ei näete viga, see saate. Ta ei ütle teil mitte midagi, see käib taustal kuskil, ta neelab alla need pead. See ei põhjusta nagu mingit häiret.
Need on puhtalt on ju, kui siit vaadata. Mingi unexpected tool ja use ID, aga endpoint, mida kasutatakse, on Anthropic PX messages conch tokens. Ehk mis iganes piusad üritab kõigepealt tokenid kokku lugeda, enne kui ta päriselt päringu ära teeb, saab seda 2 korda katsetab, saab mõlemad korrad 400 ja siis teeb lõpuks ikkagi õige päringu ja mis iganes tõesti saab teha parasjagu. Ja siis ma saan siit käia vaadata, on ju, ehk mina, mis käin vaatamas, users overview, balance, keegi ei hakka parasjagu nulli lähedale jõudma. Näete, Illimar on ka 5 päringuga maha saanud. Jaa, ma vaatan, et sul on mingi imatus seal. Ja no ma võiks siia rohkem kohakohtasi panna, et teha, on ju. Ei, ma olen aidanud tudengitel Ja. Ja siin on siis suurepärane, on ju minu jaoks siis selline top up all users, kus on ütelda, et target balance on ju, peab olema kõigile 10, top them all up. Ja nüüd on siis, kus iganes Illimar meil siin on nüüd Illimar jälle 10 eurot tagasi, sai 0,00000, mis iganes 1 sent juurde. Täiskasum. Profit. Ehk selles suhtes, et mitte, et ma tahaks teile ütelda, et jõuga kasutage kõik raha ära, aga kui võtad, pane tagasi. Kui võtad, siis ma panen tagasi. Kusjuures, kes siin on Anthropicut kasutab siia näiteks, Cloudi subscriptionit, siis kui te jooksete Cloudi subscriptioni limitisse 5 tunnise akna sees, siis te peate tegema näiteks sellise asja, et kui te tulete, alustate kell 9 programmeerimist, siis kell 7 hommikul teete endale cron taski, mis saadab lihtsalt hello sonnetile või isegi sellele haikule. Sellega läheb 5-tunnine aken käima, aga sa ei tarbi mitte midagi sealt, siis sa lähed tööle, jõuad 2 tunni pärast tööle ja siis sul on sellest 5-tunnisest aknast tagumine 3 tundi, mille jooksul saad tööd teha, siis sa jõuad nagu limiidi serva peale ja siis hakkab uus aken nagu peale. Ehk siis saad 3 pluss järgmised 5 tundi, sellega saad nagu tööpäeva nagu mööda veeta. Miks sensi jah, et nad ei torma siin poikonat kaotele? Et sellega on jah nagu siin kavaldamine ühesõnaga, kuidas nagu maksimeerida on ju antud limiiti. Ehk siis tuleb endale serverisse panna cron, mis paneb cloud code'i käima ja käsurajalt ütleb, et nagu hello world ja. Ei, aga sa kutsud cloud code'i välja käsurealt. Sa ei kutsu API-t ega mitte midagi. Cloud code'i ise. Jah. Ei no siin on ka suhteliselt lihtne nagu uut kontot teha, aga lõpuks vist hakkab see jama peale, et sa registreerid uue konto, uue emaili aadressiga, see on fine, aga sama krediitkaardiga. Siis võid lõpuks sellega, et kuule, me juba näeme sind juba 10. korda, et mis värk siin käib, on ju. Ehk siis ühesõnaga see siia kõik kirja pandud. Lõpupoole on ju kõik olete lugenud, ehk ma siia nagu ülesannet ennast ei näppinud, on ju. Ja lõpuks siis deployment jutt, millest juba juttu oli, on ju, aga ma kirjutasin selle ka siia ilusti välja. Ehk siis teie veebirakendus peab lõpuks jõudma siis VPS-i. Jällegi Illimar ja mina teid aitame. Illimar kui meie juht DevOps spetsialist on ju ilmselt kõige rohkem. Ma olen ju ise õppinud vastavalt vajadustele. Illimar on nagu päriselt kuidagi. Ehk siis kõik tuleb siis oma CI/CD pipeline üles ehitada, VPS endale küsida kogu see asi siis, kelle sa varem teinud, saate siis nautida CI/CD pipeline'i konfimist, ehk siis igasugused GitLabi runnerit installida ja selle oma GitLabi instantsi külge ühendada ja oma SSA võtmeid konfida ja neid sinna serverisse suruda ja siis käia serveris terminali pidi ja kõike muud taolist teha. Ja siin on 2 loengut sellest. Või 2 linki loengutele, ma hakkan siia seda materjali veel kord ümber kopeerima, seda niigi juba nagu 2 kohas. Ma niigi mõtlen, et ma peaks sellest kuidagi mingi ühise augu tekitama, et hakkab juba nagu, ma ei jõua mõlemat update ida kogu aeg. Ehk siis 2 aines me seda juba kasutame, nii et käige ja lugege sealt emba kumba tahate, üks on JavaScripti põhine, teine on C# põhine.
siin on siis kõik jutud Dockerist, kõigest muust, multistage ehitamisest ja lõpuks siis kogu see jutt sellest VPS-ist ja selle seadistamisest ja kõigest muust. Saate endale täis VPS serveri, ise olete root seal, ehk siis admin kasutaja, tehke mis tahate. Väga pekki keerate, siis me lõpuks tapame teie VPS-i maha ja tekitame uue lihtsalt siis asemele. Ärge palun Bitcoini kaevama hakake, olge inimesed, please. Et seal on küll mingi piiratud CPU kogus, on ju, et mida teile eraldatakse, ehk siis mis iganes VMware peal või asja peal see tegelikult jookseb, on ju. Ehk te päris nagu tervet nagu seda kasti kooma ei saa keerata, on ju, saate ainult enda masina kooma keerata ja lõpuks ikkagi keegi seda märkab, on ju, ja ütleb, et tuleb teeb midagi, aga noh, käituge viisakalt, on ju. Teil on seal 4 giga mälu, kui ma peast mäletan, ja mingi 20 giga kõvaketast. Ehk selles mahus tuleb hakkama saada, mis iseenesest on maa ja meri. Sõltuvad, kui hulluks te seal lähete, aga midagi väga hullu seal teha ei anna. Meie senised arusaamised või testid näitavad, JavaScripti konteiner võtab 0 mälu umbes enam-vähem, on ju andmebaas, Postgresi andmebaas võttis, ma mäleta, paarsada mega, on ju, kasutage ühte, ärge sinna miljardid, äkki võite ka mitu teha, et mälu teil tegelikult jagub selle jaoks, on ju. Ja .NET-i konteiner võttis vist mingi 20 mega mälu umbes koos oma kõikide asjadega, kui ta nagu runnis seal. Koos siis reaalselt seal sees töötava rakendusega. Midagi niisugust, ehk te saate sinna neid rakendusi ükskõik palju teha. Ja siis see jutt siit on ju, käib siis läbi siis proxy IT College.ee. Jällegi UniID-ga logite sisse. Ja siis saate endale sellise oma UniID-l baseeruva veebiaadressi, mis suunab teid teie eraldatud VPS-i porti 80. Ärge remove VPS, palun ärge vajutage, kui vähegi suudate, sest kui te seda vajutate, siis ja kui te uuesti endale uue VPS-i võtate, te ei pruugi enam sama VPS-i tagasi saada. Saate listist esimese vaba VPS-i, mis võib olla juba mingisugune järgmine masin. Ja siis keegi, kes vahepeal tuli, küsis endale masinat, kui teie vajutasite, et nagu anna tagasi, siis tema saab teie VPS-i, mida keegi vahepeal ei reseti, ta saab siis teie poolt, mis iganes masinas tehtud jälgedega. Ühesõnaga, küsige endale masin, ärge siis rohkem midagi tehke. Ja siis fetch SSH key, see siis võtab teie avaliku SSH võtme GitLabist ja pushib selle siis sinna VPS-i serverisse. Ja siis te saate tavalise SSH-ga root at ja siis see IP aadress siit. Saate sellega sama masinasse minna. Ja saate siit ka teha siis uusi hoste. Create new, saate anda mingisuguse nime, lisanime ja pordi, kuhu see minema seal teie VPS-is peab. Ehk siis see name extension tuleb siia teie UniID-le sidekirjupsuga otsa, mis iganes demo 1, demo 2, demo 3, palju iganes teha tahate kliendile midagi maha müüa, tahate kuhugi tööle minna, see näidata, kasutage aga. Ja siis tuleb näidata sellesse samasse VPS-i, kuhu portida siis läheb, ehk see default masin läheb porti 80, ülejäänud võite suunata, kuhu iganes tahate suunata, tehke endale mingid lisa Dockeri konteinerid või mis iganes asju sinna ja andke sealt mingid järgmised porte välja. Ehk selline suhteliselt standardne Dockeri lahendus. Või tavaliselt kõik teevad Dockeriga seda, aga suhteliselt standardne VPS-i lahendus ja see on meie proxy. Üks asi, mida ma paluksin teil mitte teha, soovitavalt ehkki tehniliselt nagu võimalik, isegi äkki võimalik ka lõpuks tööle saada, on palun ärge enda masinasse veel ühte proxy't ehitage. See ei lõppe tehniliselt tavaliselt millegi heaga, et nagu proxy taga proxy nõuab nagu korralikumalt nagu konfimist ja ehitamist, et kõik oma headerid ja asjad paika saada, et see ei ole nagu lihtne. Ja kindlasti see, et on ju proxy server lõpetab on ju HTTPS ühenduse ära. Ehk teie sisemine veeb on kõik HTTP ja proxy server lõpetab HTTPS-i ära, sest seda ei saa üldse forwardida. Ja sealt edasi lihtsalt muudetakse teile headerid, antakse mingi X request, mis iganes asjad sinna kaasa, et ta algne request on tulnud sellisel kujul sisse. Ehk siis näete oma hosti ja kõike muud sealt. Ja see on tavaliselt enamik raamistikud oskavad seda väga hästi kasutada kõike. Ja jällegi on mingid mured, küsimused, siis tulge Teamsi ja küsige, me aitame igat pidi. Ehk nii mina kui Kelliar teame seda kõike, mis siin teha vaja on ja kuidas sellele kallale minna. Ja see meie enda kirjutatud proxy, ehk siis me mõlemad oleme siin kättpidi selles lähtekoodis olnud. See on .NET-i jarbi peale ehitatud asi, yet another reverse proxy ja toimib väga hästi üllataval. Ma ei pidanud üllataval maal, et Microsoft ise seda kasutab ja kogu nende Azure on selle peale üles ehitatud. Aga väga tore proxy on, et saab
saab igatpidi koodi väänata. Segu. Ei, no mis mõttes, mul on Spectriven ikka. Spectriven ja kuradi Cloudiga möllatud nii et vähe pole, aga selles, et ma ikkagi tean, mida ma teen, et ma esimese versiooni proxy'st kirjutasin käsitsi kunagi aastat tagasi. Või noh, ma olen seda proxy't kasutanud koodi tasemel, on ju. Et mingi enam-vähem nagu aiman. Ja ta on .NET-i pipeline'i peal üles ehitatud, on ju. Kes nüüd siis ise käsitsi koodi kirjutab? Fui! Ära seal väljakutsed on olnud ja et on tulnud tegeleda, et aru saada, kuidas see asi nagu koos püsib. Eriti just see, et kuna me ehitasime admin liidese selle sama proxy otsa. Eks siin on korraga nii veeb kui ka siis see proxy. Ja siis see on tekitanud igasuguseid nagu hädasi selle routing uga, sest aeg-ajalt korraga tudengite VPS-i nagu urlid langevad kokku nagu siin olevate urlidega ja siis nad saaksid valesi veebilehtesi ja valesi mingeid apisi saama. Et siin tuli ikkagi nagu veits nagu mõtestatult nagu lugeda seda, et mismoodi see proxy siis tegelikult ikka päriselt töötab. Nii. Ehk nüüd siis järgmine küsimus. Siia kõige ette nüüd kirjutasin. Deadline'i. Mis on, meil on nüüd pikk nädalavahetus tulemas, on ju, teil on terve reede aega. Peret ja lapsi teil ometigi ei ole, on ju, kellegil. Ehk kirjutasin siia praegast 04.07, mis on siis järgmiseks loenguks teisipäeva õhtuks. Ja see ei ole aprillinali? See ei ole aprillinali, ma ei tea, täna on 1. aprill, ma olen küll sellest korraga aru sain, aga ma ei ole veel ühega aprillinali otsa sattunud, pole ise ka teinud ühtegi. Ehk on teil vastuväited? Tahate midagi muud? See üles on nüüd ikkagi nagu tükk aega väljas olnud, et nüüd nagu võiks ikkagi juba nagu hakata kuhugi jõudma sellega. Päris elus Spectriven, siis see on nagu paar õhtut ehitamist ja kõik. 95% tööst juba GST-ga tehtud, meil on see viimase 25 teeb OpenSpeciga ja siis UI laseb selle BFD-dega. Tal on see UI agent olemas. Tal on UI agent olemas, jah. Ehk see ei ole, lõpuks ei ole midagi tapvalt keerulist, on ju. Tahab keegi vastu väita? Tahad ütelda, ei saa, ei jõua, mul on issias või mis iganes muu tõbi. Ma olen Tenerifel puhkusel, mulle ei sobi see. Muidu pean omal ümber kirjutama seda, et ma praegu maksan ise selle OpenAI API eest, et saaksin ligipääsu, kas ma pean ümber muutma selle sinust? Ei pea, absoluutselt mitte. Kasutage, mis iganes apid tahate, mul jumal ükskõik, kust seda võtate. Lihtsalt ma pakun, et meil on olemas kooli kaudus, on ju. Kui tahate, võtke sealt, on ju. Aga kui teil on enda mingi juurdepääs, kust iganes kohast olemas, andke nagu minna, võtke kust iganes kohast tahate. See ei ole mingi kohustus otseselt. Ja noh, kindlasti, kui sul on siin api, on ju, sa paned oma sa pead see ära deployma, me tahame seda testida, siis ma kindlasti tulen, lasen kõik su eelarve põhja nii, kui saan muidugi. Jah. Ja nii, kui te olete tublid, siis te muidugi mõtlete selle peale, et teil on ju GitLab ja et te kindlasti ei commiti oma kiisi kuhugi GitLabi, on ju. Selles suhtes ei commiti mitte lähtekoodi, vaid teete GitLabis endale env muutujad, on ju, ehk need variaablid. Ja siis injectite pipeline'i ajal on ju GitLabi secret'id sinna sisse endale, ehk siis GitLabi kaudu topite oma muutujaid sinna. Ehk te olete kindlasti tublid ja modernsed tänapäevased arendajad, on ju. Ei ole väga keeruline kusjuures. Ainuke asi, mis oli keerulisem, nagu esimese hooga oli see, et kui ma proovisin sinna mingit oma privaat ja public widget'it siis sinna toppida, mida mul vaja oli seal, siis selgus, et sinna ei saa multiline nagu asja kirjutada. Aga siis lihtsalt seda URL64 encode'ida, üks pikaks stringiks saada ja siis seda pikka stringi siis pipeline'is lihtsalt decode'ida ja siis selle kaudu kasutada. Esimesega vaatasin küll, et vaata hell, mis ma nüüd teen, et nagu niisugune kuradi probleem. Mul on lihtsalt nagu tekstilõik reavahetustega nagu ei saa, on ju. Sai küll, kui vaja oli. Jah. Ja siis on ju kindel tekst, et ei ole mingi binaar. Nii, on selle esimese ülesande kohta veel mingeid küsimusi? Kõik vaatavad Instagrami, nagu näen.
Illimar, mida nad teevad kuule? Kas mängivad võrkpalli või vaatavad võrkpalli või? Sina näed sealt tagant. Jah, kuna sa mul siin assistent ei ole, siis sa ei saa reeta. Tubli. Nii, nüüd vähe sellest. Lähme järgmisesse juurde. Ülesanne 2. Ülesanne 2 sisu on see, et kuidas saada diplomide kaitsmiskomisjoni liikmeks. Siis, mida sa mulle ekspert söögilauas rääkis, et sul on vaja. Ei, mul endal on see olemas. Sellest, et see, mul on see olemas. Aga... Ei, Mermaid, sa rääkisid mulle sellest LaTeXist. Jah. Siin on küll parasjagu PDF, on ju, jah. Eriti tore oleks, kui keegi veel LaTeX ette võtaks, on ju. Aga siin on siis jutt sellest, teha seda, mida ma olen endale teinud. Ehk ma enda peast siis, kui ma siset proovin, siis ma tean, et see töötab. On siis eesmärk kirjutada oma mis iganes agentide kasutate, vaba valik milline. Ja kohe hakkame siis sellest nagu rääkima, siis tuleb nagu siin 3 loengut. Kõigest sellest jutust. Või 3 portsu materjale, ma ei tea, mis loengut sellest kokku tuleb. Ehk siis kirjutada siis asi, millega analüüsida lõputöid. Või ükskõik mida. Vahet ei ole. Siis on mingil määral seda ümber kirjutada. Ehk siis 2 skill'i. Mis on skill, sellest hakkame rääkima kõigest, on ju. Aga see esimene skill, mis siis konverdib teil PDF Markdowniks. Ja Mistral OCR API-ga seda teeb. Meelega siin OCR API, et mitte mingit Pythonit kasutada, vaid et natuke keeruliselt seda asja kirjutaksite. Ja mis siis konverdib need PDF-iks ja vähe sellest, siis järgmine etapp selle otsas. Thesis Grader, mis on teile endal juba abiks, sellepärast et teil kõikidel ju hakkab mingil hetkel nüüd lõputöö nagu lähenema. Kellel see aasta, kellel järgmine aasta on ju, kes te magistris olete vähemalt. Ja kes on meil siin pakas, nendest on enamik hakkavad lõpetama see aasta on ju. Ehk siis kirjutada siis Thesis Grader, ehk siis nimi on teil vaba, mis ta igast saates oma skilli nimeks panna, ja mul lihtsalt tuli siin siis grading, mis siis võtab kõik teie või kuhu te annate ette kõik siis ülikooli materjalid. Need siis tuleks kõik Markdowni kõigepealt konvertida ehk otsige oma instituudi, oma eriala materjalid üles, mis räägib teie formaatimisest ja hindamisest ja nõuetest ja mahtudest ja millest kõigest muust iganes. Enamikus lähes 100% või peaaegu kindlasti 100%. Kõik need materjalid on avalikud. Ja kirjutage sellest kõigest siis kokku skill, mis iganes juhiselt te tahate siia kokku kirjutada, mis siis lõpuks hakkab teil neid lõputöid hindama. Ja sisuliselt annab välja igale lõputööle retsensiooni. Ehk siis kõigepealt konverdib lõputöö on ju PDF-ist Markdowni, ehk saada kätte see tekst. Ja siis asub siis ülikooli dokumentide vastu seda tööd järama. Ja see on nüüd selline agentik nagu tööriist, mida tänapäeval tegelikult salakavalalt saab nagu kasutada. Ja mille minu senised kogemused on see, et mina nii põhjalikke review'si küll ei viitsi kirjutada. Olles need juba mitu aastat kirjutanud, on ju, siis see siin on ikkagi üsna nagu impressi. Siin on kõik jutt, kuidas seda tuleb kõike kirjutada, formaadid, asjad, lugege kõik pärast läbi, on ju. Lõpuks tuleb kõigest sellest siis, kõik võib lõpuks jälle jõudma kitti, kogu see värk. Ja koos siis teie aruannetega või jutuga, et mis te see aru saite, mis siis välja tuli. Ja lõpus kuskil on see üks tore ülesanne. Kus ta siit tuleb? Kuskil siin on igatahes see jutt. Ehk, kus te peate siis võtma just siin one thesis on ju. Ehk siis pärast seda, kui te kogu selle süsteemi tööle saanud ja seda piisavalt kaua nühkinud ja saanud ta siis nii heaks, kui vähegi suudate saada, siis võtke üks lõputöö ja kirjutage sellele ise retsensioon. Käsitsi. Oma väikese peaga. Oma erialal. Kus iganes erial te õpite. Ja siis andke see sama lõputöö. Ärge püüdke olla ausad nii-öelda. Ärge andke seda AI-le kõigepealt. Lugege kõigepealt ise läbi ja proovige kirjutage retsensioon ja mõelge läbi, et siin oleks minu 10 retsensendi küsimust on ju sellele tööle. Ja see oleks minu hinne sellele asjale. Ja siis andke see asi AI-le ja laske AI-l sama asja teha.
ja võrrelge, mida teie oleksite küsinud ja mida siis AI mõtles. Ja kas teie hindamine kategooriate kaupa, mingi vormistusstiil, uurimisküsimuste püstitus, mis iganes kategoorias, nagu see Matrix räägib teile, nüüd aastas on 5-6 kategooriat. Kas teie nagu õveras hinne ja kategooriates hinne läheb nagu kokku või mitte? Kas AI on karmim või olete teie nagu karmimad? Ja võtke see enda erialalt töö, ärge võõrast tööd võtke, sest AI hindab kõiki töid, vahet ei ole, ta teab kõigest kõike, on ju. Te ise ilmselt ei tea kõike mingisugusest majandusteooriast ja mingitest statistilistest meetoditest, kuidas nemad kuskil oma mingisugust turukallutatuse mingit kõverat hindavad, on ju, et on nagu raske midagi arvata selle kohta. Võtke oma erialal just kõik, kas siis praegune IT eriala või kunagi, kui te olete midagi muud õppinud, võtke selle pealt, on ju. Ja püüdke aru saada, mis siis tuleneb. Ma võiks veel natukene juurde kirjutada, et tegelikult võiks proovida erinevaid mudeleid kasutada, et mida teeb GPT ja mida teeb Opus. Siin ilmselt mingisuguse väga nõrga mudeliga midagi teha ei ole, ehkki võiks proovida. Et mida teevad sellised open source mudelid, on ju. Ja lõputöid, mida hinnata, need te saate on ju digikogust. Avalikult täiesti. Kui te olete kavalad ja teil on juurdepääs, siis katsuge kuskil kellegi käest välja kangutada mõni lõputöö, millel te saate ka retsensiooni kätte. Retsensioonid ei ole meil avalikud minu teada. Ehk kui te kuskilt leiate mõne, siis oleks nagu tore. Ilmselt natukese guugeldamisega võib-olla ka mõne leiab kuskilt. Mõni on ikka need kuhugi toppinud. Minu käest ka teoorias võiks leida, aga mul võib-olla ei sobi teile ütelda, et mul on, kuna ma olen nii paljudes komisjonis olnud, on ju, siis mul on need nagu suuremas koguses neid lõputöid ja retsensioone, on ju. Nii neid, mis ma olen ise kirjutanud, kui ka siis komisjonis istus peame neid kõike nägema, on ju. Ma üritan siis aus olla ja mitte teile jagada enda materjale kuidagi välja. Sa pead jaga enda praegust juhendatud töid, et tehke neile retsensioonid. Need teevad seal kõik oma vahel, nii et seda nad saavad nii, et iga kord nii, et maa on must. Me oleme juba jõudnud sinnamaal oma lõputöödega, kus me ei paranda, vähemalt need, kes kaugemale jõudnud, ei paranda oma lõputöid vastavalt saadud retsensioonile, et oleks midagi, mida kaitsmisel ka nagu vastata. Et sul on need retsensendi küsimused muutuvad ettevalmistusküsimusteks, on ju. Mitte, et sa kirjutad ideaalse töö, on ju, ja siis üritad kirjutada ideaalse töös, lähed nagu kaitsmisele, siis sind tõmmatakse kuidagi lõhki, on ju, mingisuguse tundmatu asjaga, et alati on kasulik jätta nagu töösse mingisugune koht, mida retsensent saab hakata nagu natukene nokkima ja komisjon ja kus sa tegelikult oled väga pädev. Eriti kaval on veel kutsuda kohale oma mingisugune poissõber või tüdruksõber, kes kui küsitakse, kas on publikust küsimusi, siis oskab suunata sinna õige, ma olen doktoritöödega tegelenud, ma tean, kuidas see käib, kes oskab siis suunata õige küsimuse, millega näidata siis komisjonile, et nagu see PhD või mis iganes kodanik on, kes parasjagu tööd kaitseb, on tegelikult nagu väga pädev, et saab siis nii-öelda ettevalmistatud suunavaid küsimusi publikust endale lasta nagu tuua. Et see kõik on nagu taktika ja mäng, on ju. Jah, ei olegi rohkem aega küsimusi, mida iganes. See ei ole mingit etteastud aeg, teil on lihtsalt see, et 10 kaitsjat päevad ja vaatate päeval. No enam-vähem ikka on seal mingi aeg, on ju, et nagu 7 minutit kaitsmiseks ja mingid aeg ja siis on arutelu, on ju, ikkagi üritatakse mingi 20-30 minutiga per... Läheks kokku 2 tundi aega. Ja ei, noh. Retsensent oli mingi 30+ küsimust jättas. No tavaliselt on see, et need 30+ küsimust visatakse välja ja võetakse sealt ainult mõned, et seda ei lase. Ma olen näinud ka mõnda neist sihukest retsensiooni ja seda ei lase komisjon läbi. Komisjoni nagu juht ütleb, ta laseb silmad üle, võtab sealt mingi 3-4 küsimust, ütleb, et vasta nendele üle endagu, et me ei hakka siin nagu niimoodi seda lahkama, on ju. Ehk siis, ja siin lõpus jällegi sama back-endi jutt, on ju, et siis kust tööd siia ja back-end, mida kasutada, kui teil endal mudelitele juurdepääsu ei ole, siis kasutage siit, on ju. Ja kui te tahate ressurssi juurde saada, siis lihtsalt karjuge meie peale, siis me anname teile ressurssi juurde. Elimaril on kohe ressurssi juurde või? Ja. Mistral OCR API täitsa tasuta. Mistral Playground saad API key endale. Ja. 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 Just. Ja, see on eraldi API, on ju. Using the Mistral OCR API. Mistralil on praegust väidetavalt kõige parem mudel.
ja ehkki teeb ka ikkagi aeg-ajalt vigu, aeg-ajalt tuleb sealt nagu huumorit, olen näinud, aga teeb päris hästi seda. Ja siin on veel üks kaval asi öeldud, sest Mistral tegelikult konverdib lisaks PDF-idele igast muid asju, käsikirjalisi pilte, igast muid jama on. Ja siin on ka jutt sellest, mida teha piltidega, mis on teil lõputöös ehk igast joonised. Ega algne konvertimine tavaliselt lõpeb sellega, et te saate nagu suure markdowni endale, täpselt saate lehekülgede kaupa markdowni kokku kleepida, aga pildid on lihtsalt eraldi nagu pildid, millele sealt markdownist viidatakse. Ja siis, kes tahab nagu advanced skill'i teha, millest siin ka just nagu juttu on, siis tegelikult saab need pildid lasta veel ükshaaval kõik otsejärjest läbi ja saada pildi kohta kirjelduse ja see kirjeldus tõsta siis sinna markdowni nagu juurde. Et kus on mitte ainult pilt lingile, vaid ka mingisugune jutt sellest, et mis seal pildi peal umbes nagu oli. Igast trikke saab siin teha. Ja lõpuks siis tuleb kõigest sellest kirjutada mingisugune lühikene jutt kokku, mis te aru saite, mis tunne teil tuli, on see asi kõlbulik, kas diplomitööd on mõtet enam kirjutada, kas komisjoni on mõtet minna, kas retsensendil on pointi ja kõike muud taolist. Kas lõputööl on pointi on üldse nagu lõpuks üks hea nagu küsimus on. Nii, aga lähme siis nüüd, või on kellelgi küsimus selle kohta praegust? Enam-vähem saite kõik aru, on ju. Kuidas ütelda käberile, et on üleliigne, et ei ole ülikoolis vaja ja kaitsmiskomisjon koosneb on ju Opus Gemini ja GPT 5.4 Max on ju. Istuva 3 tükki kõrvuti. Ja kõik kitt läbi. Kõik kitti. Vaata vastu pead. Ei, siis ta kirjutab sellega kaasa ka skilli, mis oskab selle Wordi faili ära lugeda. Ja neid on küll. Nagu ma ju näen ju, kui sa küsid, kui sa ütled täpselt, siis aeg-ajalt nad hakkavad sulle Wordi kirjutama. Siis nad kirjutavad Wordi ju läbi selle, et ta teeb JavaScripti. Teeb JavaScripti StockX-i library võtab külge, siis rida haavalt kirjutab JavaScripti koodi, kuidas StockX-i nagu ridu välja paisata. On jah. Nii. Aga lähme nüüd siis asja juurde. Ei. Seda juba piinasime ära juba. Ehk siis, mida on tegelikult vaja nüüd, vaja ka oma enda kodutöös, siis ma nüüd käisin natukene üle seda, millest siis need agendid koosnevad. Enne seda, kui me päris veel jõuame nagu siis agentide juurde, ehk agendid oma olemuselt hästi lihtsad on ju. Siis kõigepealt, mis on toolid, millest üldse jutt käib siin. Ja toolid me käisime kuskil kõige alguses üle, aga nüüd on siis siin selline veits põhjalikum seletus ja mida peab siis olema ka teie kodutöös number 1 teil lahendatud. Ja jutt siis kõik siin sama on ju, ehk siis toolid reaalselt on fake on ju, mingit tooli kuskil olemas ei ole, LLM-i mõistes. LLM ikkagi siis produtseerib teksti edasi ja tagasi, aga siit nüüd tuleb kohe üks huvitav osa välja sellest, kus Juhan muutub õnnelikuks. Juhan isegi tunnis, ma näen. Ehk siis esimese osaga on kõik nagu lihtne. Teie annate on ju oma API väljakutse sellele LLM-ile ütled, et näe, mul on siin mingisugune tekstisõnum või nii-öelda chain teksti, mida iganes kasutaja rääkinud ja siis eraldi antud kaasa mingisugusel viisil tööriistade definitsioonid. Mille peale LLM võib siis otsustada, ehk siin nüüd muutub hästi oluliseks see, mis asi see tööriistade definitsioon on. Ja sellele tuleb päris nagu põhjalikult tähelepanu pöörata. Mille põhjal nüüd LLM peab siis otsustama kuidagi, et jah, see, mida kasutaja ütles ja need kõikvõimalikud tööriistade definitsioonid, mis talle kaasa antud on, et midagi nendest tööriistadest sobib selleks, et kasutaja poolt püstitatud ülesannet lahendada. Ja sellele tulemusele peab jõudma LLM ise. Ja kui teie on ju kasutaja sõnum on segane ja tööriistade kirjeldused on segased, siis midagi head sellest välja ei tule. Ehk siis tööriista ei kasutata ja kasutatakse valesti ja kõik läheb nagu hapuks, võib minna hapuks. Järgmine probleem on see, et siin on siis kirjas tool definitions, mis on eraldi suuremat tõugu probleem, sest teie iga tooli definitsioon võtab ära mingi portsu kontekstist. Ja kui te lähete sellega hulluks, eriti oma nagu agenti seadistades, Claude'i või mida iganes te kasutate, vahet ei ole, siis kui te sellega üle pingutate, siis on korraga lihtsalt kontekst lõhki. Ehk teil läheb suur ports nagu konteksti mahust võib minna toolide definitsioonide alla.
Ehk seda tuleb üritada kontrolli all hoida ja sinna toppida ainult neid asju, mis on tegelikult päriselt vajalikud. Nüüd, kui siis mudel otsustas, on ju, et ta tahab tööriista kasutada, siis ta ütleb teile tagasi jällegi tavalise esimese hooga siis mudel, kui te mäletate esimese otsa loengud, on ju, kuidas LLM üldse töötab. Ehk ta siis lihtsalt genereerib teksti, kus mingisuguste tokenite vahel ta ütleb, et ma sooviksin kasutada mingisugust tööriista mingisuguses formaadis. Ja see jutt siis tuleb teile tagasi, ehk nüüd siin omakorda veel Keski parsib selle siis kuidagi välja, selle, et on niisugust tööriista päriselt tarvis. Kui te vaatate need API formaatide kirjeldusi, siis seal ei tule see teile tagasi mitte tekstis enam see, et tööriista kasutatakse. Vanasti tuli tagasi tekstis. Vanasti oli lihtsalt teksti sees olid korraga XML-id, et nagu XML tag'ide vahel, et palun tee tool call. Siis nüüd see tuleb teil tagasi ikkagi juba mingisuguste JSON-i nagu plokkidena. Ja seda eraldust siis sellest LLM-i poolt genereeritud tekstist teeb siis provideri API. Ehk siis kas Anthropicu või OpenAI API teeb seda, et korjata välja sellest LLM-i poolt genereeritud teksti seinast, genereerida välja see, et mingisugust tool'i peaks hakkama klient nüüd käivitama. Ja me loodame, et see nendel seal nagu õnnestub kuidagi edukalt. Ei pruugi alati. Aeg-ajalt on täiesti näha, olen isegi näinud, kuidas Opus on katki läinud. Ja keset Opuse nagu teksti, mida mulle näidatakse nagu vastusena, näha poolik tool'i väljakutse teksti sees. Ehk ei saadud ekstraktimise hakkama või Opus läks omadega nagu segamini. Ehk juhtub ka nendel. Lõpuks siis teie poole peal on siis rõõm see tool käima panna, saada tulemus ja siis te annate selle tool result'i tagasi. Ehk siit tuleb tool result. Oi. Ja. Kui ma loenguga lõpetan, siis ma kepsutan kodu poole kohe. Ja, kolmapäev. Ja, tšau. Me peame mingile üritusele minema, et mul pean õigel ajal koju jõudma. Laste kontsert. Täna üle ei lase. Jah, täna üle ei lase. Ja ehk siis lõpuks te peate selle tool result'i tagasi andma. Siin on nüüd jälle kohe üks point on, kuidas anda tagasi tool result. Ehk see peab ka olema korrektselt tehtud. Et mulle sellest aru saaks, et nüüd on siit tööriista tulemus. Ja lõpuks siis LLM võtab teie tööriista tulemuse, kogu see jutt läheb alati tagasi nagu kõik eelnevad sõnumid, kogu see history, ajalugu. Ja siit pealt siis lõpuks LLM otsustab, ahah, ma olen seda tööriista tahtnud välja kutsuda, ma enam rohkem ei taha ühtegi järgmist tööriista välja kutsuda. Ja rõõmsameelselt koostab siis mingisuguse inimloetava vastuse teile ja ütleb, et palun, kulla kasutaja, siin on sulle mingi tekst. Ala ilm Tallinnas on parasjagu 2 kraadi, tuul põhub põhja poolt, see tundub sellisena, mida veel iganes ta sinna juurde kirjutab. Selle sama weather tool'i peal on seda päris tore nagu testida, et siin on näha, kuidas ta sellisest tehnilisest mõnerealisest või üherealisest infost suudab ise nagu tekstina mingisuguse ilma selle, mis ta on, see meteoroloogi on ju sellise jutu kokku kirjutada. Ehk algne input nagu tehnilisena oli üsna nagu lühikene. Ja see on kogu selle asja nüüd siis nagu iva, kuidas siis need tool call'imud käivad. Aga siin nüüd oli siis mitu nagu punkti, mille peale nagu üsna hoolikalt mõtelda. Siis tool definition'id, kuidas need parameetrid kätte saadakse, kuidas teie nende parameetritega midagi teete, millal üldse mingi tööriist välja valitakse või kuidas sellele kaasa aidata, millal valitakse seal, sinna me ei saa midagi parata, lihtsalt saame paremaid kirjeldusi kirjutada kuidagi. Kuidas me need tulemused tagasi anname tööriistale, kuidas siit see vastus tuleb. Ja üks koht, kus lähevad siis need väikesed mudelid katki, on see, kui teil tuleb mitut tööriista üksteise järgi välja kutsuda. Kui ühe tööriista tulemus on järgmise tööriista mingisuguseks sisendiks või kus mudel peab midagi hakkama edasi otsustama, kui tuleb nagu tool call'ide chain, siis hakkab peale klassikaline tõenäosuste korrutamine. Ehk kui keskmiselt sellisel väikesel mudelil õnnestub tool'i väljakutsumine korrektselt, ütleme 90% juhtudel, siis võite ise arutada, mis sellest 5. tool call'il üksteise järgi on jäänud, ehk siis 0,9 ja nii edasi. Ehk see läheb kogu aeg järjest väiksemaks ja üsna tõenäoliselt kuskil crashib. Suured frontier mudelid ikkagi suudavad 20, 30, 40 tool call'i üksteise järgi teha ilma nagu katki minemata. Ehk seal on nagu vahe nagu sees. Ja nüüd lõpuks siis, kuidas see tool välja näeb. Ja siin on nüüd kõige nagu
olulisem roll üldse kogu selle tool'i juures, mida meie saame nagu muuta või kaasa mõjuda kogu selle asjale, on siis nende tööriista kirjeldus ja parameetrite kirjeldus. Ehk see on nüüd hiidoluline, kuidas seda asja kirjutatakse. Kui te siin kirjutate vale seletuse, vale tool'i nime, ebaselge, jutt ei ole üheselt mõistetav, parameetrid ei ole selged, muutujate nimed ei ole asja kirjeldavad, siis see õnnetu LLM ka seda tool'i kasutada ei oska. Ehk see on nagu hiidoluline ja reaalselt siis seda päriselus siis inimesed nagu testivad. Ehk siis proovivad erinevaid kirjeldusi, erinevaid asju, teevad mingid test case'id, mida lastakse siis hunnikuga LLM-ist läbi, et vaadata, kuidas üks ja teine kirjeldus siis töötab. Ehk siis igasugused niisugused näited siin on ju description queries the database versus on ju selline täpne kirjeldus annab nagu väga suure nagu vahe on ju. Ja mis on veel tavaliselt üllatavalt nagu oluline LLM-ide juures on kirjeldada ära negatiivsed case'id. Ehk millal midagi mitte teha. Ehk nagu üks asi on nagu positiivne, aga ta oskab ka siis ise otsustada igast asjade üle selle positiivse jutu põhjal või igast nagu serva variante välja mõtelda. Aga tavaliselt on üllatavalt oluline on, kuidas siis öelda talle, et ära kindlasti mingit asja tee. On ju. Ja väike märkus on ju. Anthropic ise kuskil blogis ma mäletan kunagi kirjutas seda, et pigem agendid ei kipu tööriistu kasutama. Ehk on under trigger on ju. Ehk mis tähendab seda, et tuleks neile seda pähe määrida. Aeg-ajalt sama on ka igaste muude skillide asjadega. Aeg-ajalt tuleb suisa tekstis ütelda, please use, please ei ole mõtet ütelda, on ju. Use this or that mingisugune tool. Tuleb nagu suisa ise teksti sisse kirjutada. Et siis suunata teda selle mudelile kasutamisele. Siis on meil mingid vahed on ju formaatides. Ehkki need formaadid on suhteliselt sarnased, põhimõte on sama, kuidas nad välja näevad. Ise peate mõtlema, kuidas te oma süsteemis seda lahendate. Kas te on ju teete mingi abstraktse tool calling'u ja mäpite seda mõlemisse formaati või kasutate ühte formaati alusena ja mäpite sealt teise. Iseenesest on ka olemas natukene kolmas formaat, mis on küll nüüd OpenAI-ga väga sarnane, ehk mis on Geminil on ka oma nagu Google'il on ju. Kuna meil siin keegi vist Geminit ei kasutava, mul ei ole üldse Geminile mingit juurdepääsu ja ma ei ole ikka nagu millegipärast tahtnud kasutada väga, siis mul endal kogemus sellega puudub. Ma tean, et Geminil on väikene vahe sees, aga ta lihtsalt OpenAI-st natukene midagi teisendanud. Anthropic on ikkagi rohkem nagu teistsugune. Ehk siis kõik see siin toimub. Ja siin on siin hunnik nagu siis parameetrid, mille üle siis mõtelda. Kas te tahate paralleelseid tool call'e lubada, ehk kas mudel võib teile ütelda, tahab mitut asja korraga kasutada, mis tavaliselt võiks olla nagu mõistlik on ju. Ja igast muid selliseid asju. Mis on Anthropicu puhul veel oluline, see, et te peate ka mingisuguse tool call ID-si salvestama ja pärast uuesti tagasi andma. Ehk ta täpselt kontrollib, mida see juba tehtud on ja mida mitte on ju. Ja kuidas sealt mingisugust recovery't teha. Näitab, kuidas see vastus tuleb, on ju. Kuidas see sinna tagasi talle saata ja kõike muu taoline. Ja Anthropicul samad jutud siin. Ja mis nüüd siis, mis on nüüd vahe ja kus siis võiks on ju Juhan muutuda õnnelikuks, kas see oli sul vist magistrant, mingi Juhan seal üks, kes sellega meil tegeles, käisime sellest vestlemas. Ehk siis, kuidas sunnitakse siis mudelit JSONit kirjutama? See on siin oluline vahe on ju, et XML on oluliselt lihtsam kirjutada. XML on palju selgem, XML-ist on lihtsam aru saada, XML-il on selged algustag, lõpptag, samad nimed, selged tokenid, kõik on superluks, suht koht. Võrreldes JSONiga, mis on oluliselt keerulisem formaat tegelikult, tehniliselt selle jaoks. Sest JSONi puhul peavad täpselt on ju kõik loogilised ja sulud peavad kõik klappima omavahel, et see formaat katki ei läheks. Kõik igasugused jutumärgid, ülakomad, kõik muud asjad peavad siis ka klappima. Ja nemad ka siis kasutavad sisuliselt mingisugust nii-öelda fancy regexit selle asja juures, mis siis laseb mudelil genereerida ainult korrektset JSONit. Mille tulemuseks õnnestub aeg-ajalt tool responsides saada endale vastused, mis on formaalselt korrektsed, sisuliselt katkised. Ehk on ikkagi õige on ju JSON,
ja kõik on justkui tehniliselt syntakti mõistes ilus, on ju, aga sisu on põõsasse läinud täie hooga vahepeal. Esineb ka seda. Eriti just, kui lähete väiksemaid mudeleid nagu väänama. Ehk seal juhtub seda siis rohkem. Ehk siis võite proovida, kirjutasin siia mingit abstraktsiooni lahti, kuidas seda proovida. Ja siin on siis jutt sellest, mida ma juba rääkisin, XML-i ja JSON-i nagu vahest. Ja mudel tegelikult oma olemuslikult tavaliselt kasutab sisemiselt XML-i, sest see on lihtsalt tekst, on ju, mida tokeniteks, mis tokenitele sisse läheb ja tokenitele välja tuleb. Seal on see XML lihtsam ja siis seda kuidagi konvertitakse vahepeal JSON-isse. Ja kuidas siis seda seal nagu survestada. Ja teil tuleb siis see kõik siis teile ilusti kaasa anda, mis on teie tool'i parameetrid, on ju, kõik see asi tuleb ära defineerida, mis on lubatud andmetüübid ja kõik muu taoline. See tuleb kõik siis selle tekstina, JSON-i tekstina nii-öelda kaasa anda, et siis oskaks mudel seda valideerida ja õiges formaadis teile siis vastust genereerida, mis siis vähemalt tuleb formaalselt korrektne välja, sisuliselt võib-olla nagu vigane, on ju. Ehk siis XML style, on ju, ja selline JSON style. Ja siin on siis jutt sellest strict mode, on ju, mis siis üritab siis seda suruda. Ja kõik see sisemine XML-i JSON-i vahe, on ju, see kõik peidetakse teie eest ära, ehk seda teeb API. Saadate JSON-it, saate JSON-i tagasi, on ju. Ja siin on ka siis oluline, et miks siis need väikesed mudelid oskavad selle koha peal siin kõik katki minna. Ehk lugege üks jutt rahulikult läbi, vaadake oma toolidele põhjalikult otsa, et kuidas teie toolid nagu siis tehtud on ja ennekõike, kui hästi te neid seal kirjeldate. Ja lõpuks siis veel on meil siin veel variante, ehk kus need toolid siis töötavad kliendi juures või serveri juures. Ehk siis mõlemad providerid pakuvad ka siis selliseid toole, mis tegelikult töötavad serveris. Ehk Anthropic pakub teile siis web search'i, code execution'it, igast muid asju. Iseküsimus, kus ja millal te neid triggerdada saate. Ja OpenAI pakub ka siis umbes samasugused asju. Lisaks sellele on ka siis olemas tool'i definitsioonid, näiteks Anthropicu poole peal, mis Anthropic defineerib tool'i, aga teie peate käivitama. Ehk Anthropic ütleb, et ta tahab teha bash'i, aga see bash tuleb ikkagi reaalselt teil nagu ära joosta. Ehk siis bash ja text editor, kaks tool'i on, mida Anthropic oskab ise defineerida või mis tal on ise defineeritud, aga siis nii-öelda mille täitmine tuleks teilda ja see on siis cloud code'i selline nagu asja. Aga seda saab täitsa ka ise ka pruukida. Ehk siis kõik on nagu, miks on ta kasulik, on ju, ehk sama, mida me reaalselt oma mingit PDF-i konverdime ja kõike muud seal lõpuks nagu tahame teha, on ju. Ka selle võib tool'iks kirjutada, kui te mõtlete oma chati peale, on ju. Mitte selle ka tool'iks teha. Ja ehk siis mitte skill'i otsas seda teha, mitte lokaalselt agendiga seda teha, on ju, vaid, või seal ka tuleb teha, on ju, aga võite ka oma nagu rakendusse selle sisse kirjutada. Oma veebirakendusse, on ju, veebichati. Ehk kui uploadite PDF-i, siis automaatselt konverdite selle või teete tool'i, on ju, kus siis saab mudel ütelda, et palun muuda see PDF markdowniks. Üks asi, mida teha ei tohiks, ehkki mudelid seal toetavad, suuremad mudelid on ju, ehk siis GPT ja Anthropic või Opus kindlasti, Sonnet ka, on PDF-i saatmine pildina otse mudelisse. Tehniliselt töötab, sisuliselt on see rahakoti surm, sest PDF ei ole tekst. PDF on binaarformaat ette nähtud trükkimiseks ja eriti, kui ta on veel hädane PDF mingisugune, mis nagu printerist tuleb välja ilusana, aga sisemiselt ei ole nagu loogilises järjekorras, sest seal lihtsalt hüpatakse ühest kohast teise, niisugused on päris palju, siis seda mudelil väga-väga raske parsida. Ehk ja mida siis on ju Opus näiteks teeb, vähemalt kirjelduse järgi, mis on näha, kuhu need siis, olen ise seda korduvalt proovinud ja vaadanud, tokeneid kulub suuremas koguses. Mida Opus teeb, on see, et ta võtab teie PDF-i, konverdib selle tekstiks ja siis võtab PDF-i mootori, laseb selle printi, teeb igast PDF-i leheküljest screenshot'i ja topib need pildid juurde ja teeb piltide pealt OCR-i. Ja siis selle kaudu üritab teie küsimustele vastata, mille tulemusena on see, et 200 või 400 000 aken on ühe 30 leheküljelise PDF-iga korraga otsa saanud plätsti, mis tekstina nagu oleks nagu mõnikümmend tuhat tokenit. Et see on võib päris valus olla.
Ehk et katsuge nendest PDF-idest võimalikult kähku vabaneda ja kasutada mingit tööriista, kuidas nendest saada. Ja siis on siit ülikooli vaatest on suur küsimus, et kuna lõputöid nüüd meil vähemalt siin informaatikute poole peal ja ka minu rühmas on ju kirjutame me Overleafiga, mis on siis LaTeX on ju, siis kuidas LaTeXist Markdowni saada. Ilma, et hakkaks vahepeal LaTeXist nagu PDF-iks tegema ja siis PDF-ist tagasi nagu Markdowni, et kas saaks kuidagi selle PDF-i sammu seal nagu vahele jätta. Et ma ei ole lihtsalt süvenenud, kas Overleaf äkki juba seda vaikimisi nagu pakub mingisugusel mõistlikul viisil. Aga äkki õnnestub. Ja lõpuks on siis nagu ikka on nendel toolidel igasugused puudujäägid. Kõik nad maksavad midagi, kõik nad tekitavad ajakulu, sest seda tuleb mitu korda edasi-tagasi põrgatada. Usaldavus, komplekssus, kõik muud asjad. Ja üks suur mure, millega siin inimesed kunagi olid nagu eriti läksid, ütleme mingid kuud tagasi olid eriti probleemid, just nimelt see, et konteksti aken läks juba lõhki. Paljalt sellega, et inimesed võtsid endale ala 70 tööriista korraga hülge, mis siis topiti kõik koos kõikide definitsioonidega, seal on kõik parameetrid, definitsioonid, kõik asjad on korraga kaasas. Topiti siis suurem ports teksti lihtsalt kaasa, millega kontekst juba läks juba eos lõhki. Või juba hakkas mul minema. Ja üks asi, mida tuleb veel tegelikult teha, on siis, kuidas siis tööriista katkiminekut selgeks teha, mis oli ka pikka aega probleem. Nüüd on selleks hakanud vaikselt asi saama nagu mudelite poole peal ka selgeks, toetavad seda viimased päris hästi. Ehk kui teie mudel läheb katki, siis tuleb ka ilusti vaid teie tool läheb katki, sest parameetrid olid valed, midagi oli puudu, mis iganes teil tekkis, tuleb siis kaunisti anda siis veateade mudelile tagasi. See võib olema hästi lahti seletatud see viga, mis viga täpselt oli, miks andmed ei valideerunud, mis oli puudu, mis oli üle, mis oli valesti. Ja kui see on sinna mõistlikult tehtud, siis suudab LLM-i mudel ise ennast ära parandada ja teha uue tööriista väljakutse parandatud parameetritega, kui see vähegi tal kuidagi võimalik on. Et kui ta oli tema mingisugune mudelipoolne parsimisviga, luges tekstist, ma ei tea, siin on mingi näide, mul on ju student code'ist, luges tekstist valesti välja selle, mis iganes põhjendusel või hallutsinatseeris midagi, siis läheb tagasi ja leiab uuesti. Ehk see täitsa edukalt nagu toimib. Siis lõpuks on muidugi igasugused hinnaküsimused. Ehk siis sama kontekstiakna probleem, palju te sinna neid topite ja mis see mudel siis nagu maksab. Ehk lõpuks hakkab siit nagu hinda kokku tulema. Ja siit nüüd muidugi tuleb siis kohe küsimus, mis on praegune, ütleme, võib-olla kõige suurem research topic LLM-ide kasutamise juures, on siis, mis see eestikeelne sõna võiks olla, see on teadmuspuu koostamine kontekstis. Ehk kuidas teha selgeks süsteemile, et meil on olemas mingisugused tööriistad, aga anda ainult hästi väike ülevaade nendest tööriistadest ja kõigest muust, mis meil olemas on. See käib kõige kohta, et dokumendid, asjad, kood, vahet ei ole, mida me teha tahame. Kuidas öelda mudelile, et meil on ainult mingisugused asjad olemas ja et mudel siis selle peale ise tuleks küsiks, ahah, sa tead umbes sellest ja sellest asjast, räägi mulle nüüd sellest asjast lähemalt. Ehk äkki ma tahan siis progressive discovery, ehk siis progresseeruv avastamine. Ehk siis, et mudel ise kaevaks mööda seda teadmusgraafi välja, mis teie koodibaasis, mis teie tööriistades, mis teie skillides, kus iganes kohas nagu toimub. Sest reaalselt, kui te võtate oma 2 miljoni reaga projekti, siis teie 2 miljonit koodirida konteksti ei mahu. Rääkida sellest, et kontekst, kui ta on ka väga suur, siis tekib sealt asi, mille nimi on vanishing gradients, ehk siis kõik teie kaalud hakkavad nullile lähenema ja mudel ikkagi ei saa midagi aru, mis millega seotud on. Ehk siis seda peaks siis nagu üritama nagu ettevaatlikult sellele läheneda. Kuidas seda siis teha ja kuidas seda dünaamiliselt välja mõelda. Kirjutasin siia natukene juttu, kuidas on ju need väikesed mudelid sellega hädas on. Ehkki me oleme siin teinud parasjagu progressi. Käisin andmas teaduritele loenguid, mida ma topin, ma ei tea, kui te vaatate aeg-ajalt ma materjale siit, mis on viitsin vaadata, siis siia tekivad aeg-ajalt sellised lisaasjad siia number 90 alla, mis ei ole üldse teie omad, aga ma pean kuhugi nad panema. Ja siin on siis
ma käisin, AI proxy on küll siin õige asi, aga 3 tükki on see nagu igast muud asjad. Käisin teadlastele rääkimas, kuidas lokaalselt keelemudelit jooksutada, mida see kõik tähendab ja mis see üldse olemas on ja kõike muud taolist. Ja seal ma ka tõesti siis testisin tervelt hulka mudeleid ja nüüd viimase mõne kuu mudelid, mida te lokaalselt saate jooksutada, on päris asjalikult teevad tool-call'e ja suudavad ikkagi sellised 10 tool'i üksteise järgi välja kutsuda ja jäävad selle juures ka ellu täitsa mõistlikult. Ehk õnnestus ka täitsa üsna põhjalikku koodi nendega kokku kirjutada. Tegin mingisugust sensori emuleerimist, imusensorit, mis siis muudab X-Y Z-telje peal gravitatsiooni muutust ja kiirendust ja tekitasin sellega mingit fake andmesetti ja siis läksin seda andmesetti iseenesest teise otsaga analüüsima, et teadlastele nagu näidata, et mida teha saab. Sest meil on terve hulk kodanikke siin ülikoolis, kes teevad NATO-le koostööd ja kes niisugust asja, et nendel on nagu igasugune jutt nagu välisest keelemudelist ja mingist apist on nagu täiesti välistatud. Et no go. Et aga mingite asjadega saab siis kõik juba täitsa nagu lokaalselt nagu hakkama. Tuli asjaga välja, et nad suutsid tokeni kasutust vist või midagi muud, nad suutsid 8 korda vähendada. Ja see on nüüd asi, mis hakkab meil kohe reaalsusse jõudma. Esimesed implementatsioonid on väljas ja me jõuame kohe sellesse, et see tuleb Llama CPP-s, peaks pull request'ist juba püsti olema. Nad tulid välja sellega, mitte päris mälu vähendada, vaid nad vähendasid 6–8 kordselt KV cache'i. Ehk siis just nimelt see attention matrix, mis ehitatakse üles tokenite vahel, mis sõltub teie konteksti suurus. Ehk siis mudeli kaalud ei lähe väiksemaks või rohkem kokku, aga reaalelus on see, kui te vähegi pikemat konteksti kasutate, siis teie kontekstile vajaminev mälu on umbes sama suur, kui teie mudelile vajaminev mälu, kui me räägime lokaalsest mudelist. Ehk minu siin proovides, kui ma olen proovinud lokaalselt progeda, mul on 64 giga mälu masinas, mul võtab mudel umbes 30 giga mälu ja rahulikult 25 giga mälu läks mul konteksti alla, kui ma hakkasin sinna asju nagu päriselt sisse surma ja hakkas siis juba mälu otsa saama, vaatasin, et juba hakati nagu swappima täie hoogegast jama mulle. Ehk siis seda mälu, mis läheb teie enda sisendi ja väljundi nagu alla, eks see konteksti aken, seda nüüd suudetakse mitmekordselt kokku suruda. Mille peale muidugi juhtus igast huvitav asju, mille peale on ju Micron ja mingid muud sõbrad, kes on mälu toodavad, nende aktsiahinnad kukkusid kolinal. Me kõik, see on selge, et me muidu füüsilised piirangud igapidi ees. Üks on see, et tippmudelid aina rohkem välja tundmata või teine on see mõistliku riikvalt. Ja vähe sellest, et ta läks ju 6–8 korda mälu väiksemaks, ta läks ka mitu korda kiiremaks. Ja teine huumor, mis nagu Microniga kuidagi juhtus, oli siis see, et kuna nüüd on mälu vähem tarvis ja veel mingid vibratsioonid, siis ja OpenAI kirjutas Micronile kirja, kus ta küll ei võtnud mingi kohustust, aga kus ta lubas osta ära kogu mälu järgneva 5 aasta jooksul, mis iganes koguses, et andmekeskused ehitada. Nüüd ta on sellest korraga taganenud, aga Micron teatas, et astus turult välja, et tema lõpptarbijatele mälu ei tööta, ei tooda enam ja nüüd umbes hakkab pankrotti minema midagi muud selles vaimus. Show käib sel turul, et kukub ikaline. Et seal on nagu nalja kui palju ühesõnaga, mis sellega kõigega nagu saab. Ehk siis võib nalja saada. Siin, mis siit veel välja tuli, teadustöös on natukene vanem, 2024 ehk näiteks kohaliku mudeli käest tehes seda asja JSONis, siis täpsus vähenes 30%, mis on päris nagu arvestada vahe võrreldes XML-iga. Kui need nõuda on ja tool'i output peab olema JSONis, mida me tavaliselt nagu tahame saada. Ehk siit on igast huvitavaid küsimusi, et näiteks kui tahate niisugust värki endalt telefonis jooksutada, kus teil on mingisugune 6 giga või 12 giga mälu ja proovite lokaalselt seal mingit mudelit jooksutada, et mis siis üldse tegelikult õnnestub või ei õnnestu. Ja ega lõpuks on kuskil mingi piir ees, et statistiliselt kuidagi ütleb mingi talupamõistus ütleb, et ikkagi väga vähese mälu peale me on ju nagu superintelligentsust kokku ei paki, tehke mis tahate. Et kuskilt sellest statistilises mudelist tulevad mingid piirid nagu ette. Ja siin on kõik veel juttu, et miks asi kõik siis katki läheb. Ehk konteksti aken saab otsa, ehk siis osaliselt need mudelite vastuseid genereeritakse läbi thinking bloki, mida teile lihtsalt ei näidata.
mõned mudelid näitavad. Thinking Block omakorda võtab konteksti ruumi ära, mis tähendab seda, et kui te selleks, et ta suudaks seda tool calling ut mõistlikult teha, peab seda thinking ut päris korralikult tegema ja nagu ta hakkab korralikult thinking ut tegema, nii on teie konteksti aken nagu täis ja enam ei tule sealt mingit mõistlikku vastust sellest mudelist välja. Ehk sellises telefoniskaalas selle asja jooksutamine on nagu keeruline. Ja teine suur probleem on muidugi see, et kogu see tool calling on ju post-training. Sellel ei ole ju, meie internet ei sisalda tool calling ut. Kui te võtate Harry Potteri raamatutes ei ole ühtegi tool calling ut. Ehk kui õppinud ennustama sõnu Harry Potteri põhjal, siis sealt ei ole tool calling ust mitte muhvigi. Ehk siis see tool calling on kõik pärast seda baastreeningut, siis see spetsiaalne treening, ehk siis reinforcement learning mingisugune ja see kõik nagu lihtsalt võtab nagu aega. See kõik võtab aega ja nõuab siis spetsiaalset treeningmaterjale, mida siis nendel väiksematel kodanikel, kes siin väiksemad mudelid teevad, kellel seda lihtsalt ei ole. Ja see, mis on OpenAI-l ja Anthropicul olemas, nemad lihtsalt ei tooda ühtegi nagu väikest mudelit. Et see kõik on puhas in-house. Ehk see siis annab ka tunda ja mingil määral nüüd siis sõbrad hiinlased päästavad siin. Ehk Qwen paistab siis enne kõike sellega silma, kes siis teeb mudelid, mida päriselt nagu enam-vähem töötavad väikese mälumahu juures. Ja kõik edasi mured on ju väikeste mudelitega, et kui te hakkate neid tool'e sinna nagu rohkem külge panema, siis jällegi ta ei saa hakkama sellega, sest lihtsalt seda sisemist teadmist on tal vähe, on ju üksteise taga mudelite tool'ide väljakutsumine läheb katki, on ju konteksti aken saab täis, on ju kõike muud taolist, on ju. Seal on siis palju igasuguseid probleeme, mida me siis üritame nagu lahendada, on ju. Qwen 3.5 on juba päris nagu okei, on ju. Ja ehk siis selle ümber võib siis igast nagu nalja siin välja mõelda, aga lõpuks ikkagi väikeste mudelitega on see lugu nii nagu on. Aga aegalt on need väiksed mudelid siis kasulikud. Ehk ühesõnaga, istuge kodus maha, lugege korra see jutt kõik nagu põhjalikult nagu läbi, on ju. Ma käin siin igas näited asju siin lõpmatusin läbi, on ju, mis, kus, on ju. Mida ma teie töös ei jõudnud, on siis streaming and tool calls, on ju. Kes tahab, proovib. Sest praegast me oleme selle lähenemisega, on ju, et me teeme sisuliselt sünki, ehk te teete päringu ja ootate, millal tuleb vastus. Saate vastus on kõik olemas, hakkate parsima. Tegelikult nii ei tehta, on ju. Tegelikult tehakse streamingut ehk SSC-d. Ja siis tulevad sealt need vastused teile hoopis teistmoodi. Taavi vaatab niisuguse näoga, nagu sa ei teaks mitte midagi. Ei, see nagu minu tead oli nõuetes. Minu arust ei olnud nõuetes. Minu arust nõuetes ei olnud streamingu nõuet. No siis on tubli ühesõnaga. Kas oli nõue see streaming või? Kas tõesti? Are you sure? Kas te olete tõesti läbi lugenud ja... Miks ma muidu tegin või? Kas tõesti? Ma pärast peast mõtlesin, et nagu ei peaks olema. Muidu lauad arendusstreaming ka ja stringi pluksidega välja. Oi, näe, tõesti on. Ma mõtlesin, et ma tegin teile elu lihtsamaks millega pärast oma peast. Jaa. Nüüd hakkame eemaldama. Ei, tehke aga streamingut. Sest reaalsuses kõik teevad streamingut, on ju. Päris elus nad on kõik streaminguga, on ju. Selle ülesande mõte oli, et siis mina võtan sõnad tagasi, on ju. Oma peast mõtlesin, et ma ei andnud teile sinna seda streamingut lahendada. Ja siis nagu nautige seda streamingut ühe sõnaga. Ehk siis olge siis tublid selle osas, on ju. Ja siin on ka sellest on ju strict mode'ist, ehk see on siis koht, mida Juhan meil magistrandiga on ka lahendanud. Juhan on kirjutanud siis ägeda, või magistrant on kirjutanud siis ägeda regexi, ma ei oska öelda, mis see nimi peaks olema. Regexi, Juhan võib sellest kunagi tuleb meile rääkida. Regexi tasemel kompilaatori, mis suudab valideerida outputi käigu pealt ja ütelda, millal hakkab asi hapuks minema ja seda väga nagu mõistlike reeglitega, kuidas seda ütelda. Ehk siis, et saab seda LLM-ile toppida karu kõhtu sisse ja elimineerida mittesobivate tokenite genereerimist üleüldse. Ehk et niisugust asja üldse ei juhtuks.
Ehk siis täpselt see, mida siin ka tehakse. Küll ma ei tea, kuidas nemad seda teevad, keegi seda ei räägi, lihtsalt jutt on, et nad teevad seda, on ju. Ehk siis mudel saab reaalselt produtseerida ainult valiidset formaati. Aga see, mida on siis Juhan ja tema magistrant kirjutanud, on siis laiendatav suvalisele programmeerimiskeelele. Ehk mis annab nagu selle variandi, on ju, kus kui mudel hakkab tokenit valima, kuskil algselt vist oli ka sellest juttu, kus see tokenite valimine meil käib, on ju, et produtseeritakse ju, meil oli tokenite sõnastik, on ju, kõik 100 000 erinevat tokenit, kõikidel arvutatakse tõenäosus, võetakse top 20 või mingi ports nendest, on ju, ja siis sealt omakorda hakatakse valima, siis selline regexil põhinev süsteem, mis saab aru, et ahah, sa parasjagu genereerid C-Sharpi koodi ja kui sa oled C-Sharpi koodist selle koha peale jõudnud, siis ma tean, et siia ei ole võimalik niisugust järgmist tokenit panna. Süntaks läheb katki selle koha peal, mis ütleb siis, et see token tõmmatakse tõenäosus nulli ja visatakse nii-öelda nimekirja lõppu, et mudel üldse ei saaks niisugust asja nagu validagi. Selline sisemine nagu filter viimases layer'is kuskil. Ehk selline päris kaval asi. Aga noh, jällegi kõige selle tegemisel on mingisugused hinnad ja kõike muud taolised on. Ja lõpuks tõesti see, et produtseerib valiidse väljundi ehk JSON või mis iganes muu asi on korrektne, aga sisuliselt täiesti mingisugust lollust täis on. Et see ei loe, et nagu ülakomad on nagu õiges järjekorras. Ja kõik see jutt, ehk seda kõik on siis mõistlik kasutada. Jutt siis ka streamingust. Ja nüüd siis veel järgmine huvitav asi, millega siis parasjagu tegeletakse. Mis on siis Early 2026, kus see kõik siis välja tuli. Ehk kui praegast selline asi, mida te teete, eriti kui nad on ju üksteisele järgnevad tööriistad, siis tekib teil hunnik edasi-tagasi põrkeid LLM-i vastu. Kasuta tööriista 1, saa vastus. Siis LLM mõtleb, ütleb, et ma tahan kasutada tööriista 2 koos sellest vastusest ekstraktitud mingite andmetega, teeb midagi ja nii edasi. Ehk käib siis hunnik edasi-tagasi põrgatamist. Ja nüüd siis on jõutud sellesse kohta, kus LLM-id oskavad teha teile sellise asja. Ja ütelda, et ahah, sul on sellised tööriistad, ma nüüd genereerin Pythoni koodi, mis neid tööriistu järjest kasutab. Ja annab teile selle Pythoni koodi pihku ja ütleb, et palun nüüd käivitage see Pythoni kood oma masinas. Ehk ta kirjutab programmi, mis lokaalselt neid tööriistasi oskaks kasutada koha peal. Ja tulemuseks on see, et tekib ainult üks tööriista väljakutse, kus ütleb, et palun nüüd nagu execute midagi. Ja olen ise näinud, tuleb. Cloud Code seda aeg-ajalt teeb. Ehk täitsa nagu võimalik. Ehk me oleme selle mudelite treenimisega jõudnud üsna nagu sellisesse veidrasse või kaugemasse kohta omadega välja, kuidas seda teha. Siis edasi, noh jällegi kompleksne värk on ju, ehk siis need tippmudelid siis seda oskavad teha. Edasi natukene ka korraks ja MCP juttu, sinna lähme kohe, jätame selle üldse vahele, sest kohe tuleb MCP jutt tervenist selga. Ja lõpuks siis kõik jutt, on ju, tehke kõik hästi selgeks, hästi selged kirjeldused, üks tööriist ühe asja jaoks, peakoodid eriti selgeks, et mudel saaks aru, miks asi katki läks, on ju. Ehk siin on päris tõsiselt tuleb disainiga vaeva näha, kui seda korralikult teha. Ärge tagastage üleliigsed asju, on ju. Enum'id kindlasti üks asi, mida suuremas koguses kasutada, on ju. Ehk sellega saab mudelit jällegi kontrolli all hoida ja mitte lasta tal mingisugust stringile suvalisi väärtused anda, vaid ütelda, et võtta ainult need väärtused on üldse nagu lubatud. Namespace'ina peab, ehk siis kasutama ees mingisugust alakriipsuga eraldatud osa, mis teeb selgeks, mis asjaga tegemist on, eriti kui teil on neid tööriistu rohkem. Ja tavaliselt need suured MCP-d, kui neid, mitte MCP-d, vaid suured tööriistad, igasugused just nimelt GitHubid, Jirad, mingid asjad on näha, et nad on ilusti endale igal pool ette kirjutanud, on ju, et kellega tegemist on ju, GitHub, alakriips ja nii edasi. Ja lõpuks siis teile lingid ka siin, kus kõik see jutt siis kokku korjatud on ju, ja natukene niisugust teadustöövärki ka. Võite minna vaadata, kui tahate. Ehk siis tööriistavärk. Siis järgmiseks. Korraks vaatame. MCP.
kirjutasin sellest ka pika ja laia jutu kokku. Model Context protokoll. Ja Model Context protokolli nagu lahendus, mida sellega üritati teha, mida nüüd on korduvalt ümber tehtud ja siiamaani veel selle MCP arendus väga aktiivselt käib ja mõeldakse, kuhu see kõik peaks minema. Ja see nüüd siis kõikides platvormides käigus on see, et aga kui see tööriist ei ole meil lokaalselt olemas, mis me siis teeme? Kui see tööriist elab kuskil serveris näiteks, keegi on teinud mingisuguse API, mis oskab mingit asja väga hästi teha, kuidas me seda API-t pruukida saame? Sest API ei ole ju ei nagu klient, ei LLM-i pool serveris ega ka meie pool kuskil nagu lokaalselt käivitatav. Aga meil on see juurdepääs mingisugusele asjale olemas. No näiteks, ma ei tea, kas või selles samas on ju samas nagu skilli vestluses siin on ju, oli meil jutt, et konverdime PDF on ju, ja see PDF on meil konvertimiseks on mingisugune Mistrali API on ju. Kuidas ma selle Mistrali API-t nüüd nagu asjale selgeks teen? Kas ma kirjutan ise mingi tooli on ju? Või tahab keegi mul kirjutada ühe universaalse tooli selle asja jaoks ja me kõik saaksime seda tooli kasutada, mis sisemiselt oskab Mistrali API-t kasutada. Ja selleks siis mõeldigi välja MCP ehk siis Model Context protokoll. Ma küll ei tea, nojah, kontekst protokoll või tõesti, kuidas konteksti asju toppida. Ehk siis täpselt see asi, millega siis tööriistu ennekõike, ehk siis ostaks natuke muid asju teha, aga ennekõike, kuidas siis tööriistu keelemudelile selgeks teha. Täpselt siin mitte keelemudelile, vaid kuidas tööriistu teha selgelt agendile ja agent siis oskaks neid siis toppida endale konteksti ja ütelda siis mudelile, et näe, mul on sellised tööriistad olemas. Ja see nüüd siis täitsa muutunud siis Linux Foundationi ja open source mingiks protokolliks on ju, Model Context protokoll.io, võite sealt kõike seda lugeda, kuidas siis on ja mida seal teeb. Ja MCP on siis tõesti puhas protokoll, kirjeldab ära 2 transpordiviisi, STDO ehk siis lokaalne, mis käib siis STD in ja STD out kaudu, ehk siis piping on ju, ja SSC kaudu, kui ta on siis HTTP on ju. Streamable ehk siis SSC võib ka olla lihtsalt nagu siis mingisugune päringu vormis ka on ju. Ehk soovitavalt tahaksid kõik siis seda SSC-d saada, et see viisakalt nagu toimiks. Ja tavaliselt sealt tuleb siis paar primitiivset tüüpi ja enamikus meid huvitavad sealt siis see tools. Ja edasi muutub ta siis LLM-i mõistes siis tavaliseks tooli kasutamiseks. Et seal mingit nagu vahet ei ole. LLM-i mõistes on kõik lokaalsed toolid ja LLM siis ütleb, et tuleb mingit tööriista kasutada, saadab selle tagasi teie agendile ja agent siis peab minema siis selle MCP serveriga vestlema. Nüüd üks asi, mis on arenduses päris tore asi, mida kasutada, on Docker. Ma eeldan, et te kõik teate, mis on Docker, on ju. Kuskil ta mul siin elab oma elu. Ja Docker tuli lagedale sellise asjaga nagu MCP Toolkit. Ja MCP Toolkit sisaldab endas hetkel, nagu ma näen, 313 MCP valmis serverit, mis on siis topitud konteineritesse või image'itesse, millest siis tekib konteiner teile ja Docker oskab neid dünaamiliselt käivitada. Ehk siis, kui te päriselt neid saada tahate või kui agent ütleb, et ma tahan mingit tooli kasutada, siis sel hetkel Docker alles paneb selle tööle. Sest MCP iseenesest on ainult protokoll. MCP ei ütle mitte midagi selle kohta, kus see asi tegelikult elab. Ja te võite ka saada selles suhtes hakkama käkiga, kus te näiteks väidate oma tööriistale, et teil on mingi asi olemas läbi MCP, aga tegelikult päriselt seda installeeritud teil ei olegi kuhugi. Ehk MCP tegelikult tahab suhelda mingisuguse nagu päriselt olemasoleva tööriistaga. Ükskõik, kas see on mingi API kuskil väljapool või teie enda masinas, sageli on need mingisugused Node'i mingid tööriistad, mida tuleb endale koha peale installeerida. Ja selle on siis ära lahendanud siis Docker ühtepidi, ehk ta on siis pakendanud väga paljud need tööriistad, pakendanud mingisugustesse konteineritesse või image'itesse, millest siis tekib konteiner, mida ta siis oskab käigu pealt käivitada. Ja kus siis ta oskab nüüd siis teha äkki progressive discovery't ja kuidagi siin nagu nende otsast toimitada. Mina kasutan neist ainult ühte siin parasjagu, mis peaks olema Context 7, mis on üks kõige enam levinumaid MCP-si üleüldse, mida kõik pruugivad. Context 7 on siis kõikide vabavaraliste või open source teekide dokumentatsiooni ja lähtekoodi indeks.
mis on nagu progemises hästi-hästi laialt käigus. Ja kust siis, kui see on teile LLM-ile külge pandud või teile agendile külge pandud, kes paneb see LLM-ile külge, on ju, siis sel hetkel, kui midagi läheb segaseks, entity framework, mis iganes asjad, oskab ta sealt automaatselt dokumentatsiooni alla tõmmata ja see dokumentatsioon on sealt mitte niisama, et nagu antakse veebiaadress, et mine vaata GitHubist mingit markdown, on ju, vaid kogu see dokumentatsioon on seal siis indekseeritud, vektoriseeritud, chungitud, mida iganes tehtud, et oskab sealt võtta täpselt selle nagu õige lehekülje, kust lugeda, et kuidas üks või teine mingi funktsioon peaks töötama. Selline fancy veebiotsingu ühesõnaga. Ja mul oli kunagi asi rohkem käigus ja lõppes siis sellega, et kontekst hakkas kuidagi väga lõhki minema. Siis ma lõpuks mõtlesin hoolikalt järgi, et mida ma päriselt kogu aeg saada tahan ja lõpuks ütlesin tulemusel peale selle dokumentatsiooni ma rohkem midagi muud saada ei tahagi. Teine hästi levinud asi, mida siit tavaliselt jooksutatakse, on siis seesama Playwright. Playwright ja Fetch on ju võib-olla ka, mis ongi siin kohe nimekirja kõige ees. Playwright on siis Dockeris töötav veebibrauser, millega siis jooksutada oma brauseri põhiseid integratsiooniteste, kus ta siis oskab nii DOM-i ära fetchida kui ka pilti ära fetchida sellest, mis seal brauseris toimub. Ja fetch on siis lihtsalt mingisugune veebisisu, mille iganes alla laadimine ja mis siis selle muudab teile markdowniks. Ehk sellised tüüpilised asjad, mida siis tarvis on. Aga siit saab ka teha igasuguseid muid nagu fancy asju. Ja mida me tavaliselt siis arenduse mõistes tahame saada, lisaks siis Context 7-le, millest ka siin pikalt laialt siis juttu on, tuleb siin selles loengu materjalides, räägitakse siis sellest, et oma koodibaasi indekseerimisest. Ehk kõik see jutt käib tänapäeval siis ümber on ju context engineeringu. Konteksti aken on liiga väike või kui ta ka piisavalt suur on, siis hajub tähelepanu ja mudel ei tea, mida ta teeb. Ja üks asi, kus siis seda MCP-d kasutatakse, on siis see, et te jooksutate mingisugust language serverit, millega on küll õudne peavalut see püsti saada tavaliselt, sõltuvalt keelest. Aga language server annab siis teile sama asja, mida te näete oma IDEs. Näiteks näita mulle kõiki kohti, kus seda funktsiooni kasutatakse. Näita mulle, mis iganes, kust seda välja kutsutakse, mis teised funktsioonid sellega seotud on. Näita mulle minu objekti graafi ja kõik muud asjad. Kõik mida IDEs näete. Kõik me oleme IDEs harjunud, et kontroll-klikk ja hüppa sinna funktsiooni definitsiooni juurde, tee midagi, õudselt ilusti IDE nagu navigeerib igale poole edasi-tagasi. Vaatate LLM-i või agendi arendustööriista, krepib kõike. Krepib kõike, võtab mingid lõike ja siis üritab nende lõikude põhjal nagu midagi ennustada ja siis aegalt kipub duplitseerivat koodi genereerima, sest ta ei tea, et on selle asja juba kunagi teinud. Ja see on koht, kus siis language server nagu suuresti aitab. Claude on nüüd üritanud juba mõnda aeg language serverit native'is integreerida, on üsna tihti katki teine, aga läbi MCP toimib üsna nagu hästi. Ehk siis see on üks koht, kus võib nagu MCP-d kasutada. Ehk siis jutu kokkuvõte siin on see, et MCP on siis lihtsalt protokoll, kuidas ennast ükstaskõik mis tööriista külge ühendada. Ja päris niisama muidugi välja ei tule, ehk siis kas te peate aeg-ajalt seda MCP-d ise kirjutama, ehk siis ütleme, et jah, mul on see Mistrali API kuskil, kui ma teen selle ette mingi MCP, sest muidu on ta lihtsalt toores Mistrali API, sinna ei oska keegi ennast niisama ühendada. Või siis on need erinevad providerid teile kirjutanud asja nagu valmis. Kuidas seda MCP-d siis peaks nagu kasutama. Üks suur probleem, mida siiamaani MCP-ga veel lahendatakse, on see, kuidas sealt peaks autentimine läbi käima, mida ei ole siiamaani päris hästi ära lahendatud. Ehk kui te MCP peab suhtlema näiteks ülikooli mingisuguse dokumendi haldussüsteemiga, siis kuidas sinna kasutajanimi ja parool sisse toppida või kuidas seda peaks mingil hetkel küsima teie käest, on asi, mida ei ole veel keegi päris täpselt suutnud nagu välja mõtelda, mida sellega nagu teha. Et kui on mingi mõistlik access olemas, keegi annab teile mingi tokeni umbes, millele mingi pikk eluiga, siis saate oma tokeni kuhu iganes ära salvestada. Aga muus osas on see nagu keeruline. Ehk seda veel siiamaani üritatakse lahendada. Eks sellised kodanikud, kes seal selles Linux Foundationis nagu osalised on, selles MCP protokollis suuremat aega juba arutlevad selle üle, et mis lähenemine võtta. Ja päris palju on meil siis need avalikke MCP-si. Üks kõige levinumaid MCP-si järgmiseks, mida avalikult kasutamist tuleb üle veebi, on siis GitHub. GitHub pakub teile MCP-d, milles oli, ma arvan, mingi 70 mingit action'it, midagi niukest. Saate kogu GitHubi kontrollida läbi oma keelemudeli. Väga nagu veider on, et me oleme pärast jõudnud olukorda Claude'iga, kus
käsureale enam keegi ise midagi ei kirjuta. Illimargule, kas sina kirjutad veel käsureale midagi või? Või kirjuta ainult opusesse? OpenWeb-is parandasin mingi tugisid, ja tegin endale seal oma selle transi ja võimetasin ja nii edasi ja siis ütlesin, et tee commit ja tee pull, eks ju, tegi ära ja siis ta ütles, et kuule, aga ma teen sulle selle requesti ka kohe sinna ja täidan kõik ära. Ma tahtsin minna hakata kirjutama seda teksti. Jah, täpselt. Jube ilusasti teeb need kõik need ära, täidab ära ja kontrollib ära ja ütleb, et seal on sellised nõuded ja kas oled selle mingi litsensiga nõustunud ja... Aga kuidas sul muidu käsureaga on? Aga sinna opus vahele panna? Ei, mina ei. Jah, no jah. Mina ei võtta päris serveri, kus on mingid meditsiini on. Ütlen, mine tee SSA sinna ja otsi viga. Mida tarkmees on mindid ja Discordi serveris ütles, et SSA võtme cloudile ja kõik maailma mured saab lahendatud. Mina olen proovinud oma lokaalses masinas, on ju, terminalis on ju, mingisugused faile markeerinud ja midagi teinud ja mingid asju taga otsinud. Ei viitsi mina mingit seedi ja kafki ja mingit asja nagu käsitsi kirjutada. Ise olen ka katsetatud, tein kodus, tõin oma vana lauarvuti, ikka seal plaanin sellest koduserverit kitada. Ehk siis Windows maha, Linux peale, et katsetan, et anname cloudile. Ja nüüd, jällegi, et teile jääks mulje, et me oleme, et ärgu jäägu teile vale mulje, et me oleme kõik Cloudi fännboid, aga tegelikult muidugi oleme kõik Cloudi fännboid, on ju. Et me just üritan olla ametlikult nagu agnostiline, aga päris elus muidugi on opusega lugu veider, on ju, et ta on ikkagi väga tuunitud sellise asja nagu tegemiseks ja kuidagi väga nagu toimib. Need kuulud oled, et Cloudil töötab mingi uue mudeliga pidi jälle. Ei kõik töötavad, aga nüüd on juttu sellest, et tuleb opusest, mitte opus järgmine, vaid nii-öelda opusest järgmine tase, on ju. See Mythos, mis iganes nimedega on ju, mingid asjad liikisid ja aga jutt on niuke, et nagu nad ei saa alignmentiga enne mingi 2027 nagu hakkama üldse. Ei, aga see pidi nii võimas olema, et isegi kübertuppe eksperdid kardavad. Ja, aga on ju, rääkides nüüd Cloudist ja kõigest sellest, mida siis siin teha saab, siis ükskord uuesti käima panema. Siis minul on näituseks lubatud siis Cloudi rakenduses niisugune asi nagu computer'i usage. Ehk mina andsin pulli mõttes, vaatan, kas ma näen seda siit ka kuskilt. Ja ei, see mul kogu aeg peal olnud, on ju. Aga nüüd ma tegin, tahan näha, kus see kuramus, et ta kuidagi näitas mulle, kas dispatchi, näe siin. Näituseks. Küsisin mobiiltelefonist Cloudi rakendusest seda, et kulla Cloudi desktop, palun mine tee mulle kokkuvõtte, mida mul on parasjagu Teamsis kirjutatud. Ise seistasin kõrval, siis vaatasin, kuidas ta avab nagu Teamsi, selles suhtes mitte brauseris, ei tee uut Teamsi, või võtab lahti Teamsi rakendus, avab selle, teeb sellest mingid screenshotid, klikib, scrollib edasi-tagasi ja teeb mulle nagu sellest kokkuvõtte ja mida veel iganes. Siis küsisin kuskilt, et palju mul on Home Directoris fail või näiteks Downloads Directoris fail, on, et mul on 12 000 faili, tee midagi, asi hakkab käest ära minema. Ja kõike... ja need fraasid, jah. Ehk siis see elu on huvitav, ehk siis aeg-ajalt tekib tõesti küsimus, et mida põrguta siin kõik teeme, või kuhu me kõik sellega lähme, mis meest saab.
ehk siis see kõik on ka asi, mida te peaksite oma masinas tegelikult ehitama. Ehk siis, kui me räägime NCP-st, on ju, ja räägime toolidest, noh, toolid on siis teie koduse ülesande osa, on ju, aga NCP on siis üks asi, mis te võimaldab mingeid väliseid toole kasutada. Ja kui te nüüd päriselt nagu koodi kirjutate, siis tegelikult on mingi ports NCP-si, mida teil on mõistlik kasutada. Ehk kõik need samad brauserid, dokumentatsioonid ja ennekõike, kuhu peaks kindlasti sisse vaatama, on proovige käivitada ja kasutada language serverit, mis muudab teie konteksti kasutamise ehk siis tokenite kasutamise oluliselt väiksemaks. Sest on ju, enam mudel ei pea kreppima ja suvaliselt mööda koodibaasi ringi jooksma, vaid on võimalik minna konkreetselt küsida, et ütle mulle midagi, ütle mulle, kus seda funktsiooni kasutatakse. Ehk kui on vaja minna mingisuguseid, teete funktsioonis paranduse, on ju, parandatakse mingisuguseid lisaparameetreid, pannakse juurde umbes ala, siis tuleb minna ju koodibaasist välja otsida kõik kohad, kus seda funktsiooni kasutati, on ju. Mis on jällegi mingi kohutav kreppimise nagu ülesanne, on ju. Ehk kus igasugustest sellistest vahenditest oleks nagu kasu, on ju. Ehk väga palju on juttu sellest, kes nüüd vähegi Redditit nagu loeb, on ju, kus see seltskond meil elab kõik, on ju, või üks suur osa sellest seltskonnast, siis väga palju on juttu sellest, et kõik, kes te virisete, et konteksti aken saab täis ja 20 euro eest see limiit otsa, on ju, siis väga palju seal tulevad targad kohale, kes karjuvad, on ju, aga te ise teete kõik selleks, et see limiit teil otsa saaks, on ju. Et te kasutate seda vahendit nagu nii valesti, kui veel vahesti saab nagu kasutada, on ju, et nagu... Ja. Et noh, kõik need samad mudelite valikud on ju läbi routeri, tegelikult saab siin ehitada routeri nagu mingites kontekstides vahele on ju, kes ise oskab valida, mida kasutada õigel hetkel on ja kõike muud taolist on ju. See igase cloud-code nagu peatud tabule, et hiljuti just oli see mingi source code'i liiklaadi. Eile jah. Ja siis juba mõned aktivistid leidsid seal, et ahaa, siin on paar asja, mis nagu aitavad kaasa sellele. Ja, seal on cloud code'is on kõvasti vigu sees on ju, et seal on ikka igasuguseid probleeme ja cloud ka väga ei paista silma sellega, et ta tahaks või Anthropic, et ta tahaks neid vigu ära parandada on ju. Selles suhtes, et inimesed karjuvad ja teevad mida iganes ja... Ja see jah, et nad ikka veel põleb mingisugused tõukenid. Mingitel meest ikka saab nagu otsa kuidagi on ju. Aga see kõige suuremad hädad jah, lapiti nagu ära on ju. Nii, aga nüüd minul saabki vist aega otsa, nii et osaliselt tuleme see NCP juurde tagasi ja siit tuleb veel terve järgmine loeng, mis tegelikult võite, kui tahate hakata oma koduülesand ette lahendama, võite minna ise lugema, on siis skill'id. Siin on siis terve jutt kõigest sellest, mis asi skill on, kuidas teda kirjutatakse, mis on formaat on ju, mis on see front matter, mida see ette kirjutatakse, kuidas see skill'i juurde igasugused tool'e kirjutatakse, kuidas skill'e valideeritakse, mida iganes kõike on ju, mida kõike sellega teha, kuidas siin see progressive discovery käib ja kõik muu taoline on ju. Ehk siis skill'id on parasjagu see viimane latest and greatest, millega kõik siis tegelevad on ju. Nägime juba eelmine kord, kui me BMAD-iga tegelesime, siis oli seal on ju kõik läks kohutavaks koguseks skill'ideks minema on ju. Ehk siis teine ülesanne kodune on siis ka sama selle skill'is kirjutades nii siis PDF-i konverter kui ka siis kirjutada selle järgi lõputööde analüüsi asjandus. Ja siis võite muidugi seal ka mida iganes analüüsida, et võite oma, ma ei tea, isa-ema mingisugused ülesanded lahendada või mida iganes teha, et natukene modifitseerimist ja saab opusest, mis iganes dokumente töödelda, nii et maa must on. Inimesed teevad seda päris nagu innukalt. Ja kes veel ei ole proovinud, on ju, siis jällegi, et mitte et ma Anthropicu fanboy oleks, on ju, aga proovige, kellel on Anthropicu subscription, on ju, proovige Anthropicut PowerPointis Excelis kasutada. Black Magic. Ta tekitab teile on ju samasuguse sidebar'i Excelisse ja see, mismoodi Excelis analüütikat teha on ju, kui te ei oska Excelis analüütikat teha, siis Opus abil saab väga hästi analüütikat teha on ju, saab küsida, tee mulle pivot tabel, vääna need andmed sinna, arvuta mulle sealt, mis iganes asjad on ju, tee mingi linear fit ja toimeta midagi ja tee mulle mida kaunis vormistatud graafikud ja mida iganes, kõik nagu tuleb on ju. Istud, vaatab pealt näpsuus, kuidas nagu Excel tuleb on ju. Ja siis, kui tahate veel ennast halvemini tunda, siis minge vaadake YouTube'is niisugust asja nagu Exceli maailmameistrivõistlused. See on horror, siis saate teada, kuidas inimesed ilma opuseta oskavad Excelit kasutada nagu peast. See on õuduskuubis. Exceli maailmameistrivõistlused, jah. No, te olete näinud ilmselt on ju selle Tetrise maailmameistrivõistlused on, jah? Inimesed mängivad Tetrist spetskontrolleriga, ma ükspäev just nägin midagi pärast seda. Ta oli kuidagi kindaga veel, et näpud vist ära ei kuulust midagi ja ta niimoodi
ta oli mingi imelik nuppude kontroller, oli see viltu peas ja niimoodi, niimoodi kuidagi pani nagu üle, onju. Ja samamoodi inimesed kirjutavad Excelit. Sul on Excelis nagu ülesanne ja maailmameistrivõistlused, sul on mingi keeruline, mis iganes tabelis pead tegema, mis iganes viisil on ju. Read, kopeerima, lõikama, tegema, tabeldama, graafikud, asjad, mingid pivotid, mida iganes sa seal Excelis kõike teed, on ju. Ja kutid panevad niimoodi käed klaviatuuri peale, pimedad. Jah. Peli see sinna, pane see sinna, tee tabel, koodiks, graafik ja... Võtke YouTube'ist lahti, siis vaadake, siis saate teada, kuidas asi nagu käib, on ju. Ja mis seal nagu salata, et minul on teine samasugune kurb näide kodus. Minu kallis abikaasa, kes kõigepealt õppis ajakirjanikuks ja oli ajakirjanik, üsna Eesti tippajakirjanik, kes valdab, vähemalt valdas kunagi, võib-olla enam mitte nii hästi, pimekirja. Niimoodi on, jah. Niimoodi, et ta ei vaata, niimoodi kirjutab, klaviatuuri peale, on ju. Ja siis ta õppis tarkvara arendajaks. Kihvt on nagu arendada tarkvara teise inimeseks, kes kirjutab tarkvara niimoodi. Aga õnneks teda edutati nii kaua, kuni ta sai nagu arhitektiks. Läks aega vist koos kooliga, ütleme mingi 7 aastat, äkki on midagi natuke vähem, 6-7 umbes niimoodi, on ju. Sai oma 10 000 tundi täis, on ju. Ja siis läksid ülesanded nii keeruliseks, et ma enam ei tundnud ennast nii halvasti, et kuidas mina nagu, ma istun lakke, vaatan ja siis kirjutan niimoodi, Okei, või ma ei tea, võib-olla 2 näpuga kummalgi käelt, on ju. Aga siis õnneks läksid tema ülesanded ka enam nagu nii keeruliseks, on ju, nagu, et enam pidi rohkem mõtlema ja vähem kirjutama. Et nüüd enam niisuguse hurraaga nagu ei kirjuta, et ma tunnen ennast paremini jälle, on ju. Aga vahepeal oli ikka üsna nagu masendav. Vaata, nii püütu nüüd kirjutatakse. Õudne. Et inimesed oskavad igast asja teha. Nii, aga läheme siis laiali, sest ma pean tõesti ära minema, tegelema perekonnaga ka vahepeal. Ehk siis järgmine kord räägime veel siis MCP-st ja räägime siis skillidest ka. Aga kes tahab, juba hakkab siis otsast nagu lähema. Exceli maailmameistrivõistlused. Kus sa saad SSA võtme või? Tekitada oma masinas. Ühesõnaga, Illimar aitab teid. Ühesõnaga, tšau, taka!